Sel kevadel lõpetasid edukalt esimesed kursandid möödunud aastal valminud noorliikme riigikaitseliste oskuste kursuse õppekava Kaitseliidus. Kursuse peamiseks eesmärgiks on tugevdada selles osaleval noorliikme isamaalisi ja rahvuslikke tundeid, kasvatada kaitsetahet ning suurendada turvatunnet. Esimene noorte riigikaitseliste oskuste kursus algas möödunud aasta augustis ning toimus integreerituna Harju maleva sõdurioskuste baaskursusega. Noorte riigikaitseliste oskuste kursus algas siis meil augustikuus. Sellest ajast alates on olnud 11 nädalavahetust, mis on kestnud siiamaani. Täna oli lõpurevistus, millele eelnes sõdurioskuste test, mis on põhimõtteliselt võrdeline Kaitseväe lõpurännakuga. 10 nädalavahetuse jooksul käidi läbi kõik sõdurioskuste kursuse teemad. Õppisime noorte riigikaitseoskuste kursuse jooksul erinevaid sõdurioskusi, nagu näiteks topograafia, lahingmeditsiin, vastaste tundmine ja kindlasti relvasüsteemid. Kõik 3 kursust alustanud noorliiget kinnitasid, et kursus ületas tugevalt nende ootusi. Teemad olid põnevad ning kursus oli mõõdukalt keeruline. Kursuse kõige raskem osa oli minu jaoks lõpurännak, kus esimese päeva lõpuks mul olid mõlemad jalad täiesti verised ning villis ja edasi liikusin põhimõtteliselt tahtejõul. Kõik poisid plaanivad jätkata oma teekonda Kaitseliidus ning ootavad ka pikisilmi ajateenistusse minemist.